Novembrikuus on Suure Eesti Raamatuklubi raamatuks Kuidas kasutada pendlit. Kirjutanud on selle Ronald Bonevits ja Lilian Werner Bons ja inglise keeles tõlkinud Hardi Tammesk. Meil on aga kohal geobioloog nõustaja Kalju Paldis. Me räägime sellest raamatust lähemalt. Tervist, Kalju! Tervist! Raamatut olete lugenud? Jah. Kuidas te arvate, et kas siis saab selle pendli jõu sealt iga mees kätte või? No igaühele ta kindlasti mõeldud ei ole, sest igaüks ei ole ka pendeldaja, nagu igaüks ei ole laulja. Aga kindlasti teatud ülevaate, kuidas on võimalus lihtsaid küsimusi esitades ja lihtsalt infoväljaga suhelda, on kindlasti võimalus see kättesaadavus olemas seal. No see on selline tore raamat, sest siin on isegi raamatu juures on pendel ja lahti volditav värvikaartidega alus ka. Kuidas selle pendliga on? Kas igaüks peaks leidma nagu oma pendli üles? Või? Kindlasti ma ütleks, et võib-olla algatuseks on võib-olla kindel pendel või ühel on metall, ühel kivi, ühel klaas, ühel puidul, kõik pendlid, kõik võnkuvad esemed, mis on vabalt takistanud liikumatud, on võimsed meil energioinformatsiooni edastama. Nii et tegelikult või manööbi ka sinna niigi otsa panna ja muudku vibutan. Täpselt, hästi tuntud on naistel ju nõelaga laste vaatamine, mina mäletan, nõukogude aeg oli see nõelaga laste vaatamine, ette vaatame, mitu last saad, ja kõik vabalt võnkuvad esed, aga lihtsalt, et võib-olla kui me tahame ikkagi mõõta või informatsiooni tasata, et me siis pühendame tema endale ikkagi kindlaks teostuseks, aga kiireks abinõuks võivad olla võtmed, nõel või muud abivahendid. No pendel on ju iidne asi selles mõttes, et meie esivanemad juba kasutasid igasugu nõiavitsasid ja mis nad kõik seal üles leidsid sellega, eks ole? Nõiavits, paju või sarapuust tehtud vits, veekujuline vits oli rohkem õuepinna vaatamiseks, kuna ta haarab kiiremini suuremat maa-ala. Pendel on pigem just sellise, lühikeste ja konkreetsete küsimuste esitamiseks parem. Kuidas see asi on siis? Ma pean ennast mingisugusesse meeleolusse viima, et ma saaks pendliga ühendust. Kindlasti kõige parem, et me ikkagi ennast häälestame sellele sagedusele, et meil on eelkõige soov informatsiooni väljast otse infot enda jaoks saada teatud teema suhtes. Et me häälestame ennast kindlale konkreetsele tegevusele, mina kasutan seda sõnalist jõudu, et näiteks ma tahaksin endale valida, ütleme lihtsalt kas või toiduaineid, mis on tänapäeval hästi keemilised, mis on söödamatud 99%, aga 1% sealt poest üles leiaks, siis ma häälestungi, et ma soovin tänaseks päevaks omale neid toitaineid, mida hetkel organism vajab. Ma olen juba häälestanud ja siis ma ütlen, et palun lisaks, et mul oleks asi kindluse saaksin, et ma võib-olla tundebaasil võin eksida, siis ma võtan abiks omale pendli ja kutsungi oma maailma just, et seda informatsiooni, vastuse informatsiooni saan ma läbi pendli kaasabil. Kas see raamat annab siis sellise nii-öelda nõuanded? Üldteabe annab ta kindlasti, kuidas alustada ja suhtlema pendliga. Kindlasti annab ta sellise algseose arengu, et sa julgustad ise juba katsetama. Ma ütleks, see on katsetuste raamat, et ta pigem annab sulle julguse, kas ta hakkab minu käes reageerima või mitte. Kas see on ka nii, et pendel igaühe käes ei räägigi? Kindlasti mitte. See ei olegi mõeldud, ükski mõõteriist ei ole kõigile ette nähtud. Aga üllatav on see, et minu 15-aastase kogemuse õpetuslikult võin öelda, et kuskil 9% Eesti maalastest, ma rõhutan just erinevate rahvus olemata, see kohaväli kuidagi annab mingisugust sellist imelikku maagilist või teadlikku jõudu, et usk ja teadvus on siin kuidagi ise kinnistunud, et jaa, aga mitte kõigil. No siin on toodud välja, et otsuste langetamine, sündmuste ennustamine, oma isiksuse tundma õppimine ja ka näiteks tšakrate tasakaalustamine. Jah, kõik alates tšakrate tasakaalustamine, see on juba pigem, juba raviprotsess, see ei ole enam informatsiooni otsimine. Tuleviku ennustamisega, teate mida, ma eriti uuel ajastul ei teeks seda väga palju ette, sest vaatame, ka loodus muutub üleöö väga kiiresti ja praegu ette ennustamine, me paneme tänase mõistusega homse päeva lukku, võib-olla homme on uued võimalused. Miks te võtate ette pikaajalist ennustust? Küsige, mis teil on täna vaja ja küsige, mis teil on lähi 2 nädala jooksul vaja, sest selle ajaga olete juba teadlikum ja saate uue reaalsuse. Ärge võtke kogu elu ette, siis te panetegi oma elu tee või mõtted kinni.
nii, nüüd on mul see pendel olemas. Mis need esimesed katsetused? Kõige esimesed võiks olla? Esimesed küsimused on, esimene hakkab alati pihta sinna loa küsimine, kas sa võid üldse selle tegevusega toimetada, mitte pendliga, vaid selle tegevusega, selle küsimustega formuleerimisel, ennem sa küsid luba, kas ma võin seda analüüsida teemad, mida ma tahan hetkel enda jaoks selgeks teha. Ja teine asi on koheselt, kuidas on siis pendli jaatav, eitav signaalid ja siis nii ja naa või võib-olla on 3 siis põhisignaali, mida pendel nüüd vabalt ilma mõõtekaardi vahendite näitab. On jaatav, eitav, võib-olla ja on ka veel või nii ja naa. Suuremalt jaolt on nad ikkagi jaatav-eitava küsimuste alla, nad kuuluvad, aga vahel võib olla küsimus kas siis valesti formuleeritud või pikk või 2 tegusõnal, siis ta võib näidata meile võib olla või nii ja naa vastust. Kas need signaalid on erinevate inimeste käes ka erinevad? Kindlasti vaat see rõhuasetus, mis on ka seal raamatus, on juba kindlalt paika pandud, kuid mina ütlen teile kallid pendeldajad, julgega valida oma jaatav, eitav ja nii ja naa signaal. Aga kuidas ma selle kindlaks teen, et see on minu jaa näiteks? Esiteks, kui te tahate, enne kui te hakkate, võtate pendli, ootate pendliga, võtate küsimuse, palun näita minu jaatavat signaali. Nüüd tõstate laua pealt pendli, võtate kätte, kas siis panete seisvas pendlist tööle, öeldakse seisva pendli efekt, ootate, kui ta kõikuma hakkab teatud trajektooriga siis paremale, vasakule või hakkab ringi tegema. Või isegi teine võib stopata, võib tähendada seda jaatavat või eitavat vormi. Või siis annate väikese tõuke, vaba võnke, et hakkab vabalt lönkima, siis ta hakkab liikuma siis paremale, vasakule või samuti päripäeva või vastupäeva ringi tegema. Vaat sellega me saamegi kätte igaüks ise endale. Ja teine küsimus on, palun näita minu eitavat signaali. Ja tavaliselt, et seda kindlust kätte saada, siis koheselt peale jaatava signaali, ütleme, määratlemist, küsite, kas täna on laupäev, küsite konkreetselt teadlikke, kas minu nimi on, näiteks minu nimi on Kalju, me küsime teadlikult, et peaks tulema just jaatav vastus. Et me saame kindluse märgi kätte, kuidas ta töötab. Ja iga vastuse järel ütleme täna. Nii samamoodi teeme eitavaga läbi ja eitavad küsimus, me teame reaalselt, mis peakski tooma meil eitava signaali ja ka nii ja naa või siis võib-olla signaali läbi mängima. Need on 3 põhifaktorit, millest alustab pendliga töö tegemist. Pendid võivad olla vist ükskõik mis materjalist? Jaa, mina ütlen vastupidi, kõik. Isegi plastmassist. Võib-olla ja annab info kätte. Jaa, igaüks leiab omale meeldiva kujundi, kuju, vorm. Üldiselt infopendid on suuremalt teravaotsalised, sest me tihti kasutame mõõtekaarte, siin raamatus on võib-olla väikesed mõõtekaardid, mis on seal 3-4 värvi spektrilised, aga kui juba täpsemaks minna, siis meie mujal maailmas on veel hästi palju mõõtekaartid, poolkujulised 180 kraadised, kus on võimalikud 8-10 oletatavat põhjust või vastust, kuhu pendel nüüd liikuma hakkab. Ja teravanurgalise pendliga on võimalus võib-olla just selle vastuse spektrisse täpsem ajastus. Aga ümarpendel, kui te olete vahel näinud, et ka müüakse ümarat pendel, siis minu jaoks ümarpendel on tervendava pendeli efektiga rohkem, et ta tekitab siis teatud pöörliste vormidega, tekitab liikumist. Sellest tervendavast pendlistega, sellest ei olegi palju räägitud. See on võib-olla, ma arvan, et seda teemat olen mina haldanud iseenda kogemuslikult sellest maailmast, iseenda jaoks loond selle ja ka edastan siin rahvale. Kas selles raamatus räägitakse ka sellest? Ei, see ei ole, minu teada keegi ei ole sellest kunagi kirjutanudki, rääkinudki. Mis teeb siis pendli selliseks usaldatavaks? Kas ta on siis nagu mingi antenn siis meie? Jaa, ta on antenn informatsiooni välja vahel. Ma olen alati öelnud, et nagu võtame arvutikuvar on mõõtekaart pildikult ja hiir on see kruisertäpike, kes liigub mööda teatud sõnumit, me vaatame, et ma tahan seda sõnumit saata, me vajutame hiirega klõpsu ja me jõuame selle vastuseni. Tema on lihtsustatud arvutikuvar, üks on nüüd ette kirjutatud meeletu mahu informatsiooni hulk, aga pendel siis lihtsalt kiirendab ja lihtsustab koheselt selle õige vastuse saamist. Kalju Paldis, kas te soovitate kõigil seda raamatut lugeda? Või on mingi inimtüüp, kes võiks sellest eemal hoida? Vaata, mina jätaks kõik vabaks. Igaüks leiab oma sisetunde järgi. Kas kõik? Mitte kindlasti mitte. Ma ei tahaks suruda massidele peale, et lugege nüüd kõik ja tehke kõik pendliga. Ei,
usaldage oma tunnet, kui see on teile vajalik ja teile huvitav. Kui te sellest võib-olla raamatust ei võta seda pendli, aga te mõistate võib-olla sealt teatud informatsiooni kulgemisvoogu ja mõtteid saate sealt. Alati te ei pruugi jääda pendliga tööle, aga võib-olla saate sealt oma mingi teise nipi tõetera, võib-olla hoopis kasutate pöörlit või muid võnkuvad esemed, mis tänapäeval on hästi palju popid siin esoteerilises maailmas. Võib-olla leiate sealt mingi muu vahendi, et ta lihtsalt abistab kaasa, aga mitte kõigile. Ja teinekord võib-olla piisab lihtsalt, et asjade üle järele mõelda natukene. Täpselt. Tahangi öelda, ärge nii madala laskuge, et te enam oma isiklikku elu ei ela, et te küsite, kas ma tohin täna õue minna, kas ma tohin praegu leiba süüa. Palun, see on informatsiooni mõnitamine, see ongi oma isiksuse maailma kaotamine. Võtke pendel kui informatsiooni abistav vahend siis, kui teil on väga tõsine probleem, ütleme sampoonide, teatud asjade keha-ruumi valikuks, võib-olla saate välja valida see, mis on ainuõige. Sest pigem ja väga tõsiste teemade küsimuste puhul võtke abiks pendel. Aitäh, geobioloog Kalju Paldis. Novembrikuu raamat siis Suure Eesti Raamatuklubi kuuraamat on Kuidas kasutada pendlit.